Aga nüüd, kui me vaatame minu loo peale tagasi, siis tegelikult, kas ma plaanisin seda, et need lapsepõlve traumasid lahustama minna Tenerifele? Ei, see tuli ise minu ellu. Kas ma plaanisin minna selle järgmise reitiidile? Ei, mul ei olnud mitte vähimatki plaanis, et lihtsalt sõna otseses mõttes nagu teadmine või keha ütles, et on vaja minna. Järgmine mentor, kes mu ellu tuli, oli see, et kui ma läksin tema kodulehele, mul hakkas pisaraid voolama lihtsalt nagu ilma ühegi põhjuseta. Mul oli see, et okei, siis mul on vaja järgmiseks see samm võtta. Ehk siis sellest hetkest alates ma hakkasin oma keha kuulama, kui ma seda ärkamisprotsessi läbi. Nüüd sa mainisid näiteks, et vahet pole, mis tehnikaid või viise me kasutame. Mina ütleks seda, et kui sa inimesena tunned kutset minna kuskile, vahet pole, mis tehnikat kasutama, mingi hingamistundi, konstellatsiooni, kui sa tunned tõmmet selles suunas, siis on see põhjusega. Kui sa lähed sinna kohta selle jaoks, et sa tahad vaimselt jõuda mingisse omseisundisse, et siis sa oled nagu valmis inimene ja siis sul ei ole vaja millegi tegeleda, siis ilmselgelt sa lähed sinna selle jaoks, et sa arvad, et sinuga midagi valesti ja sul on vaja ennast parandada. Sellel hetkel, kui sa seda teed, ilmselgelt sa ei ole sellest teadlik ja ma ei saa kellelegi öelda, et kes on nüüd see inimene, kes ei ole. Seda õpetab ilmselgelt elu, aga mina ütleks seda, et oleviku hetk alati toob sulle täpselt õigel ajal, õigel hetkel need võimalused, kui on aeg selleks käes. Kas sa oled sellel hetkel vastupanus või mitte, seda ma ei oska öelda. Ja kui sa oled vastupanus, siis tuleb uus võimalus